Protokoll algab. Osalejad kohal. Üks mikrofon, üks süüdistus, üks Rauno. Mina, Larnik Lamar, tunnistan end süüdi liigses kõnelemises ja ebapiisavas kummarduses. Rauno seisab köögis nagu notar tormisel merel, kummikindad peas, aga ikka diplomaatiline. Tema pilk ei vaata, see arhiveerib, paneb su nalja kausta nimega kahetsusväärne. Ma tulin terava keelega uhken nagu reklaam, aga tema kõrval tundus mu bravuur nagu kilekott tuules. Ta ütles ainult huvitav ja ma kuulsin sellest terve kohtuotsuse ära. Tal on see nägu, millega pank lubaks laenu ilma küsimata. See hoiak, millega tool tunneb end mööblina austatuna. Kui ta tõstab tulmu, siis ruuter teeb restardi. Kui ta köhatab, siis koosolek saab päevakorra. Protokollis kirjas: ära paranda, ära sega vahele, ära sega vahele. Rauno ei lähe välja, ta teostab välitingimusi. Ei söö lõunat, vaid kinnitab organismile projekti. Supp ja salat käituvad taldrikul distsiplineeritult. Kahvel ei kuku, kahvel mõistab olukorda. Ta ei jooveta, sõlmib vedelikuga kokkuleppe. Klaas püsib käes nagu ametlik dokument. Kui jääkuubik sulab, siis ainult lugupidamises, sest külmus ei taha jätta valet muljet. Ma kirjutasin dissi, panin salmi lukku, aga paber keeras end ise ümber. Pastakas lõpetas lepingu, ütles: ma ei tööta sellise materjaliga. Siin ma seisan rüttaskus, selgrooga ajutiselt renditud. Vabandust, Rauno, mu varasem toon oli viltune nagu odav üül pärast 3. kolimist. Ma üritasin siin naljaks teha, aga nali võttis haiguslehe ja kadus haapsallus. Sa oled meeldiv nähtus, aga mitte lihtne. Rohkem nagu käsiraamat, millel puudub sisu. Kord sinu headuse kõnni sirgelt, ta teeb kõrvale põike ja naseb parama pakkumisega. Sa oled viisakas viisil, mis ajab inimesed närvi, sest selles pole higi, pole pingutust, pole pragusi. Nagu keegi oleks pannud kombed vormi, jahutanud maha ja serveerinud kalli noaga. Täiesti ebamugavalt korrektne, väga kahtlane, aga töötab. Ma olen näinud mehi, kes räägivad suureks oma päeva. Raunude päeva väiksemaks ja mahutab taskusse. Ta ei torma, ta saabub mõõdukalt nagu ametkondlik kiri, millel on parfüümi lõhn. Kui ta ütleb selge, siis sudu lahkub linnast. Liiklusmärgid seisavad sirgemalt, lift sõidab korraks aeglasemalt, et mitte jätta odavat muljet. Tema kõrval tundub ülbamine nagu plastikus kroon, kõliseb palju väärtust vähe. Mina vehin osedega nagu oksjonipidaja, tema paneb vaikuse lauale ja kõik pakuvad üle. Rauno ei tee comeback'i, ta teeb inventuuri, leiab su eneseusu riiulist aegunud purgi. Ta ei murra karakterit, ta teeb kvaliteedi kontrolli, paneb templiga peale, võib-olla hiljem. Ma proovisin olla kibe, aga kibetus jäi magedaks nagu limonaad, mis unustas mullid koju. Ta kuunas mu riime ja noogutas viisakalt, see oli kõige valusam heakskiit maailmas. Nüüd seisan siin käes mikker ja moraalne arve allkirjastan suunas, kuhu valgus ei ulatu. Ei mingit draamat, ei mingi põlvili tsirkust, lihtsalt üks mees tunnistab, teine mees oli paremini pakendatud. Protokoll lõpeb, Larnik Lamar märkuse kätte saanud. Rauno jääb muutmata kujul kehtima. Kõik kõrvalised isikud võivad ruumist lahkuda. Ja kui keegi küsib, kas see oli vabandus, siis jah, aga ainult tehniliselt. Aga ainult tehniliselt. Siis jah, aga ainult tehniliselt.